No kõik teatrid hakkavad juba praegu spurti jooksma, seepärast suvi, kui inimesed tahavad käia külast külla teatrit vaatama, on kohe ees ja et repertuaar oleks kõige parem, et esimesena jalga ukse vahele saada, siis kõik kuulutavad oma suvetükke juba välja. Nargen festival, kes siis iga aasta toob mõne Eesti algupärase näidendi ettekandele, teeb seda selge aastal ja Urmas Lennuki Naissaare vabariigi referendum tuleb ei kuskil mujal kui Naissaarel ettekande. Meil on komplekt näitlejaid ja lavastajaid juba siin valmis vaimustunult rääkima, miks inimesed peaksid üldse sinna Naissaarele sõitma. Hendrik Toomperesid on meil mitu tükki kohe siin. Tere õhtust, on siis nii lahe tükk, et ma pean nagu öeldakse kummimadratsi täis puhuma ja Naissaarele krõbistama? No otse loomulikult, kuigi tegelikult käib ju suurepärane laev Moonika ka otse nii Tallinna kesklinna sadamas kohe mürtstigi sinna Aegnale ja toob tagasi, või Aegnale Naissaarele ja toob kohe tagasi ka. Aga see lugu on jah, tegelikult ta on ikka päris huvitav. See on nüüd selline, ta põhineb ühel teatud nagu ajaloolisel reaalsel taset leidnud sündmusel. See on kunagi siis, kui kommunistid siin Kingissepa juhtimisel võtsid Eestimaal nagu võimu oma kätte 17. aastal, siis Naissaarel seal kohalikest elanikest oli muidugi see seltskond kõik nagu minema pühitud, olid järgi jäänud siis selle suure sadama kindlustuse ehitajad ja need siis otsustasid, et mis me jamame, et kulutame välja oma vabariigi, et elu on palju mõnusam seal, et tahavad ise nagu omi asju sättida ja klaaritada ja nad tegidki muide. See ei ole nagu naljajutt, see on nagu päris jutt. See on päris jutt jah, ja see on muidu väidetavalt isegi, ta on tegelikult kõige esimene kommunistlik riik üleüldse maailmas. No ega keegi teda muidugi ei tunnustanud peale Tallinna enda, eks ole, kus siis nagu need mehed olid võimul. Aga kuna siin nendel punastel oli nii palju omavahel jagelemist ja tegemist, siis nad lasid nagu sellel asjal seal nagu eksisteerida ja olla tõepoolest ja need hakkasidki alustasid loomulikult nagu ikka kohe ministriportfellide jagamisest, jagasid omavahel ministriportfellid ära seal ja siis otsustasid hakata raha trükkima ja see pidu kestis neil seal mingi 2,5 kuud ja siis peksti laiali. Arusaadav, sellest see näitemäng siis on. Isad ja pojad on kõik nagu näitemängus koos. Kui palju te muidu koos üldse laval praktiliselt olnud olete? No meil on niimoodi olnud, et tegelikult ainult ühes asjas ennem oli siis Roman Baskini suvetükk Aiapidu, kus me mängisime koos ja seal meil oli omavahel oli stseen, päris tuline stseen ja see oli väga tore. Ja ennem seda peksmist oli ja konflikti ja kõik oli. Ja ennem seda kunagi päris väiksena oli tükk siis, ma mäletan, mis selle täpselt nimi, Ööbik oli selle lühijutu nimi, kus mina mängisin ja ma olin siis 5-aastane umbes. No mis roll sul praegu seal kanda tuleb? Selles Naissaare, ma ei tea ausalt öeldes. No, ta on selline, ma saan aru, et me ikkagi teeme nagu grupitöö mingis mõttes ja praegu ei oska täpselt öelda. No arusaada, kuna 6. juulil alles esietendus, siis nagu rollid pole veel nagu selgelt proovi. On. Üks roll on selge, mina mängin peaosa. See on nagu lavastaja enda valik. No lavastaja on mul tuttav jah, selles mõttes ma saan. Kuidas see siis käib? Kõik tutvuse kaudu, ma saan aru, et poeg palgatakse mängima ja endale võetakse peaosa. Lavastajal on päris hea positsioon teatris. Ja senikaua, kuni asjad nagu õnnestuvad, senikaua saab nagu seda nalja nagu lubada endale. Kuigi ei tegelikult, asi on ikkagi teistmoodi ka, üldiselt see teatrimaastik ongi nagu üks suur pere, nii et põhimõtteliselt ma olen ju aastaid teinud ühtede samade näitlejatega päevast päeva lavastusse tööd. Nii et ega siin midagi imelikku ei ole, et kui sul oma poeg mängib. Arusaadav, ta on ju sinu kursuse lõpetanud lavakunstiga Peetris samamoodi. Kuidas poja lavastamine käib? Tegelikult mõnikord on vaja nagu halvasti ka öelda, sellepärast mõnikord ei tule äkki nii välja, peaks midagi kohendama. Kas sa ütled talle samamoodi täisrauaga nagu teistele näitlejatele? Aga mulle tundub, et temaga on veel selles mõttes asi karmim, et saab võib-olla nagu isegi nagu rohkem sakutada minu käest, et mul nagu paratamatult isana tekib see, et mis kurat on, ei saa nüüd hakkama siis või? No ma ei lähe ju Malmstenile ütlema, et kuule meest, lõpeta see pull ära, tähendab. Ma räägin Maiduga nagu teistmoodi. Sõbralikul moel. Sõbralikult, jah. Kuidas sinu, kui sa oled ise olnud ka lavastaja, kus su isa mängib tükis, kuidas sa oma isa siis lavastad? Paned talle ka täisrauaga või? No ma ei tea, me suhtleme tegelikult üsna normaalselt. Ei pane täisrauaga, ilmselt ei pane, jah. Ma ei julge veel.
Mis te selle teatriga on, miks te seda teatrit kõik nüüd kolmandat põlve teete? Teie vanaisa tuntud nukunäitleja, kes nüüd kahjuks küll on surnud, on ju ka veel näitleja. Mis teil selle asjaga nüüd on siis kõik? No see on nii nagu kass õpetab oma poegi, õpetab hiiri püüdma. Noh, ega siis me ka muud midagi tõenäoliselt lihtsalt ei oska teha. No kas sa ei öelnud oma pojale, et ära vali näitleja elukutse, see on kohutavalt raske ja ühel hetkel antakse sulle jalaga ja kui sa kõige parem näitleja teatris ei ole, siis on elu vilets ja raha ka eriti ei maksta. Jaa, nii on, aga ega siis on teiste elukutsetega on ju põhimõtteliselt samamoodi. Ei, ma ei öelnud talle loomulikult seda, sest et ei ole see elukutse raske. Ta nõuab palju, aga ta on ka väga ilus ja väga põnev. Kas see elukutse on, nüüd sa oled 25-aastane ja oled lavakooli mõned aastad tagasi lõpetanud ja mõned aastad teatrustööd, on see selline elukutse, mida sa arvasid, kui sa lavaks läksid? Vist jah. Ega loomulikult, kui lavaks läksin, siis ei ole ju täit pilti, aga mulle tundub praegu, et ta jah, on ja on veel toredam isegi. Et sulle meeldib selle, kus sa saad valida? No ma ei tea, kas uus Hendrik Toompere junior on nagu kuskil nagu silmapiiril ja kavatseb ta näitleks minna või? Eks näis, ei tea. Praegu ei tea. Praegu ei ole silmapiiril? Ei ole. No lootma peab. Ja tuleb tast näitleja siis või? Mis tast ikka üle jääb muud? Kes siis teist kolmest kõige andekam on olnud? Kurat, seda teab. Seda ei tea. Siin on need anded on ju, nad jaotuvad igal ühel ikkagi omamoodi. Igal ühel on omad mingisugused eelised ja noh, näiteks, et no minu isa oli selles mõttes erines minust, et tema oli ikka rahvamees rohkem kui mina näiteks. Tema käis jõuluvanasid tegemas ja igasugust pulli siin ja seal, et minul näiteks noh, selline soon nagu peaaegu üleüldse nagu puudub, et no võib-olla ma saan suure hädaga hakkama küll, aga tegelikult mul on nagu hoopis teistsugune nii-öelda nagu rida. Aga noh, mis noorel Hendrikul on, ega ma ei oska seda ka praegu öelda, see kujuneb välja siin, ega siin peale kooli paar aastat teatris see on köömes selle kõrval, et see ei ole ikkagi lühima jooks, see on ikka pikama jookse teater, nii et niimoodi tuleb. No kes sulle endale teist kolmest kõige rohkem meeldib? Ma ei tea, ma arvan, et ma ei peagi seda eelistust ütlema või ma ei peagi seda tegema. Kuidas ma olin kuidagi, kes mulle meeldib, isa või vanaisa või mina ise? Päris loll küsimus, aga mina õnneks ei pea vastama selle küsimus, aga mina saan küsida neid küsimusi. Ei, ma ei oska öelda. Ise meeldid. Ise meeldid, jah. Isa meeldib ja vanas meeldib ka, jah. Mis te sinna Naissaarele ronite üldse? Selles mõttes, et võiks ju siin kuskil siin Tallinna külje all teha või siin Tallinnas teha, siin meil inimesi küll, me ei pea sõudma sinna kuskil kaugele, pärast ära saama ja pärast vihma saab kaele, külm on ka võib-olla ja nii edasi kõik. No seal on Naissaarele selles mõttes on väga mõnus ju, et see on ikkagi eraldatud piirkond, eks ole, kui sa juba sinna mürts lähed, siis sa tegelikult ainult sellega tegeledki, et sa siis seda teatrit teed seal parajasti ja kontsentreerud nagu täielikult selle tegevuse peale ja pealegi meil on katus pea kohal, me mängime ju suures küünis seal, selles mõttes iga ilmaga sadagu mida tahes, kuigi väidavad, et tuleb hästi ilus suvi. Nii et inimesed selle pärast nagu muretsema ei pea, et kas tuleb vihma kaela või mitte. Kui hea meelega näitajad suviti teevad tööd, sellepärast teil on teiega hooaks selja taga, teete proova, annate etendusi, suvi on hingetõmba aeg ja siis äkki... Ei, väga hea. Selles mõttes suvel tegemine on minu meelest alati kuidagi tervendav, värskendav. Esiteks on see, et sa saad oma tavalisest teatrikeskkonnast välja, eks ole, siseruumidest, tihtipeale tehakse seda kuskil Tallinnast väljas, mingis looduskaunis kohas. Ja trupid, mis tulevad kokku, need pannakse ja komplekteeritakse erinevate teatrite näitlejatest, kellega sa ei pruugi sisehooajal kokku puutuda. Kas lavastaja määrab palgad ka või? Ei, see on tavaliselt ikkagi see on produtsendi rida. Rahakotti raudu jah, avab produtsent. Saab siis rohkem raha sellest, kui igapäeva teatritööd tehes. On see kasulik näitleja? Jaa, kindlasti jah. Suvel tegemine on loomulikult. Me muidugi toetame Eesti näitlejaid, minge siis Naissaarele vaatama sellist vahvat tükki, lavastaja lubab, et on väga kihvt, saab nalja ja kõiksugu asju. Naissaare vabariigi referendum, Urmas Lennuk on selle kirjutanud ja juulist juba siis Naissaarel olete kõik oodatud, katus on pea kohal, pähe ei saa ajada. Aitäh tulemast igatahes siia.